Ilmselt on kõige enam levinud auto kiletamise viis klaaside toonimine. Kui kaugele on see tehnoloogia tänaseks arenenud, milliseid võimalusi toonkilet tänaseks pakuvad, seda tulime uurima STEK kilede maaletooja juurde siia Tartusse. Toonkilesid kasutatakse palju ja see on väga levinud, aga meil on nüüd ka hea uudis toonkilede paigaldajatele, sellepärast et STEKil on olemas Lunari seeria, mis on tõesti samm edasi praegustest kiledest. Lunari Next seeria toonkile suudab siis ära blokeerida päikeseenergia täielikult, et vältida põletushaavu ja kellel on tundlik nahk päikese vastu. Kuna sellel on grafeentehnoloogia, siis ta lihtsalt püüab täielikult päikeseenergia kinni, mis autosse tuleb. Seda on lihtsam paigaldada, sest ta laseb ennast töödelda 4 erinevas suunas, mitte nii nagu enam levinud kiled, millel saab sürmi välja ajada ainult üles või allapoole, siis Lunaril saab ajada ka neid paremale ja vasakule, et kile paremini sobituks klaasile. Kui võtame nüüd konkurendikile, siis siin on tunda, kuumus tuleb kõik läbi, käel hakkab palav, kuum. Ja kui võtame Next Plussi, meie kõige kõrgema kategooria kile, siis siin võib panna juba käe praktiliselt vastu. Kuuma tõrje 96-97% ja siin on siis heledam kile 70%, see laseb ikka väga kõvasti kuuma läbi. 21% toeb kinni ja kui võtame Next Plus meie kategooria kile, siis see püüab kinni 96% kuumust. See nüüd, mida võib panna siis kõrvalistuja ja juhi ukseklaasi peale Next 85, mis tõrjub 80% kuumusest. Tagumised klaasid võivad olla toonitud enam-vähem igas toonis, aga esiklaasidega on piirangud, et esiküljeklaasid peavad olema läbinähtavad vähemalt 70% ja esiklaas 75%. Vastavalt sellele on siis esimesi küljeklaasi võimalik mingil määral kaitsta kuumustõrje kilega. Et meil on pakkuda 85% kuumustõrje kile, mis siis vähendab päikese intensiivsust, mis autosse tuleb. Nii et me saame selle kaitse, ütleme siis ka sõidumugavuse, et päike ei kõrveta kätte ja pluss veel siis me jääme seaduse piiresse. Just, et me jääme seaduse piiresse, kuigi jah, see toon on seal väga minimaalne, et praktiliselt olematu. Aga kas siis need paigaldajad, kes siiamaani ütlevad, et nad panevad UV-kilet, see püüab kõik kinni, see on olnud selline ilus soe müügijutt? UV ja seda IR nii-öelda numbrid, need on enamus kiledel kõigil samad, aga see reaalne kuuma kinni püüdmine, see on nüüd see, mida siis enamus kiledel tegelikult ei ole. Praegult tahaks küsida, et miks me räägime aastal 2026 nendest asjadest, see kõik oleks pidanud olema ju varem. Tõesti, see oleks võinud olla varem, kuid eks hea asi ikkagi vajab ettevalmistust ja läbitöötamist ja kontrollimust enne, kui see turule tuleb. Kui peaks nüüd juhtuma tõsise õnnetus, siis kui on kile peal, ei saa nende klaasikildudega vigastada, et hoiab klaasi ikkagi mingil määral tükis. Ja ka sisse murdmisele aitab kaasa, et kurikaelal ei ole nii lihtne sinna kohe sisse tungida. Oleme auto kiletamistest rääkinud. Kas see on kõik, mida kiletada saab? Ei, kiletada saab kõike veel, mis on nähtav ja tuntav, et STEK pakub ka hoonetele erinevaid toonkilesid ja kaitsekilesid ja turvakilesid ja meil on ka hoonete kiled on olemas ka sellised, mis on nii-öelda graffiti kaitseks, et ei saa sodida akenda ja siis teatud selliste sirgete pindade peale, et võimalik sinna kile paigaldada, mis ei lase värvile sinna nakkuda. Kellel nüüd aga huvi tekkis, olgu see siis autokile, majakile, toonkile, klaasile, kuidas seda kõike leida? Kõik see on leitav internetist aadressil stek.ee. Seal on erinevad võimalused ka sooviavalduseks, kus meil on vastav vorm, kuhu inimene saab oma soovi kirja panna, mis siis läheb kõikidele meie koostööpartneritele laiali ja nemad siis annavad oma poolse nägemuse, hinna ja kõik muu, mille vahel siis klient saab ise valida.